Uurime, kuidas minna üle uuele logaritmi alusele. Olgu meil alguses mingi logaritm, näiteks logaritm b-st alusel a. Ja eesmärgiks oleks leida selline üleminekuseos, mis võimaldaks minna üle uuele logaritmi alusele. Näiteks alusele m. Et alguses on meil logaritm b-st alusel a, tahaksime saada logaritmi b-st alusel m, ehk minna üle uuele alusele. Siin kindlasti nii algne kui ka uus logaritmi alus peavad olema positiivsed ja ei tohi võrduda 1-ga. Lisaks loomulikult ka logaritmitav peab olema positiivne. Vaatame oma algset logaritmi alusel a ja tähistame selle näiteks c-ga. Sellisel juhul logaritmi definitsiooni põhjal saame, et a astmest c peab võrduma b-ga. Toome nüüd sisse uue logaritmi aluse ja logaritmime saadud võrdluse mõlemat poolt sellel uuel alusel. Et vasakule poolele saame siis logaritm a astmest c-st alusel m ja paremale poolele saame logaritm b-st alusel m. Nüüd saame kasutada üht logaritmi omadust, mille kohaselt astendaja on võimalik viia kordajaks logaritmi märgi ette. Seega saame, et c korda logaritm a-st alusel m võrdub logaritm b-st alusel m. Paneme tähele, et c oligi ju meie algne logaritm. Me tähistasime oma algse logaritmi b-st alusel a c-ga. Avaldame siit c. Saame, et c on logaritm b-st alusel m jagatud logaritmiga a-st alusel m. Kuna c oligi meie algne logaritm, siis olemegi saanud ülemineku seose uuele logaritmi alusele üleminekuks. Nii et logaritm b-st alusel a võrdub logaritm b-st uuel alusel, milleks meil oli m, jagatud logaritm a-st uuel alusel.